Mõnel harval ja traagilisel juhul soikuvad kadumisjuhtumite uurimised juba mõne nädalaga ning kadunud inimest ei leita kunagi, isegi aastakümneid hiljem. Teistel juhtudel leitakse nad aga lõpuks üles ja neil on tavaliselt väga huvitav lugu rääkida. Number Kuma. 1975 aastal töötas 22-aastane mees nimega Travis Walton puuraidurina Arizona osariigis Apache Sitgreavesi rahvusmetsas, kui ta kadus seletamatult. Kui ta lõpuks leiti, rääkis ta loo, mida enamik inimesi pidas väga raskesti usutavaks. Kõnealune koht asus Turkey Springsi lähedal ja tol päeval, 5. novembril 1975, töötasid Walton ja tema meeskond kõvasti. Travis oli metsatöölisena töötanud vähem kui aasta ning kuigi töö oli äärmiselt nõudlik, tundus, et talle see meeldis. Metsatööprojekt, mille kallal ta töötas, oli graafikust maha jäänud, kuid meeskond jätkas tööd ja tegi iga päev pidevalt edusamme. Igal õhtul, kui vahetus lõppes, sõitis meestegrupp, kuhu kuulusid John Goulet, Dwayne Smith, Alan Dallas, Kenny Peterson, Steve Pierce ja Mike Rogers koos koju. Aga sel päeval kõitis miski kummaline nende tähelepanu. Kõik 7 metsatöölist märkasid sügaval metsas kumavat kõhedat valgust ja otsustasid asja uurima minna. Kui nad seda alale lähenesid, nägid nad taldriku kujulist objekti, mis oli näiliselt maapinnale kukkunud. Näed meenutasid, et nägid objektist lähtuvat valguskiirt ja enamik neist olid liiga jahmunud, et sellele lähemale minna. Kõik peale Treviise, kes ei suutnud oma uudishimu talitseda ja ta kõndis sellele lähemale hoolimata oma töökaaslaste hoiatustest. Näed teatasid, et objektist sööstis välja valguskiir, tabas Trevist rinda ja tõstis ta maast üles, enne kui ta uuesti maha paisati. See hirmutas teised 6 meest, kes põgenesid kohe, kuid nad andsid lubaduse tagasi tulla ja Trevise järele vaadata. Nad ootasid mõnda aega, et näha, mis juhtub, ja kui kõik tundus vaikne, läksid nad tagasi samasse kohta, kuid olid jahmunud avastades, et Trevist enam seal ei olnud, ning kihutasid linna, et esitada teadmata kadumise teade. Kui nad rääkisid oma lugu politseile, uurijad olid mõistetavalt skeptilised. Kuid peagi hakkasid nad kahtlustama, et metsameeste grupp oli selle loo välja mõelnud, et varjata tõsiasja, et nad olid Travisi sealt sügaval metsas tapnud. Nad kõik nõustusid valetuvastustestile minema ja kõik läbisid selle edukalt. Järgmised 5 päeva jäid nad kindlaks, et Travis võib kusagil metsas ikka veel olla, kuid politsei jäi kahtlustavaks. Aga 10. novembril muutus kõik. Travis perekond teavitas võime, et Travis oli nendega ühendust võtnud. Heberi telefoni putkast ja kinnitanud meeste loo tõepärasust. Ta lisas, et teda röövisid kummalised olendid ja viidi teise päikesesüsteemi, kus ta nägi enda ümber kõiki tähti, kuid ei näinud päikest ega planeete. Ta kirjeldas olendeid kui väikseid suurte peadega ja pruuni kombinatsiooni kandvaid. Nad ravisid tema varasema juhtumi käigus saadud vigastusi, kuid kui ta püüdis põgeneda, kaotas ta taas teadvuse ja ärkas lõpuks Heberis. Tänapäeval on tema lugu üks ikoonilisemaid maaväliste olendite uurimise vallas ning ufoloogid räägivad seda sageli kui tõendit maavälise elu olemasolu kohta. 9. Kõigi andmete kohaselt oli 1976 aasta august Bethesdas, Marylandis väga kuum ja niiske kuu. Just siin kadus 35-aastane Dennis Rarik pärast seda, kui ta jättis maha salapärase kirja, mis jättis tema pere 14 aastaks segadusse. Sel ajal oli Dennis endale nime teinud matemaatiku ja arvutiteaduse eksperdina ning ta oli esinenud Haagi linnas ettekandega lineaararvutustest, avaldades oma kaasteadlastele suurt muljet. Kuigi põhjust pole kunagi avalikustatud, on teada, et ta langes sügavasse depressiooni, mida tema isa kinnitas aastate jooksul, mil Dennis kadunud oli. Sellest hoolimata polnud kunagi olnud ühtegi märki, et ta sooviks oma perekonna maha jätta, mis muutis tema kadumise veelgi murettekitavamaks. Ühel päeval selle kuu jooksul lahkus ta lihtsalt oma korterist, jättes enamiku oma isiklikest asjadest maha. Kui ta ei võtnud ühendust ühegi oma sõbra ega perega, teatati temast kui kadunud isikust ning Marylandi politsei alustas uurimist. Kui Dennisi korterit läbi otsiti, leidsid nad, et tema rahakott, auto, isiklikud dokumendid ja muud asjad olid maha jäetud, koos murettekitava kirjaga, millest oli raske aru saada. Selles oli kirjas, et otsustas minna, tsiteerin, sellisele reisile, kust kunagi ei tulda tagasi. Arvestades tema teadolevaid raskusi depressiooniga, põhjustas see tema perele palju muret, sest neil polnud aimugi, millised olid tema kavatsused. Lõpuks muutusid päevad nädalateks, siis kuudeks ja aastateks. Kogu selle aja jooksul jäi tema vend lootma, et Dennis on ikka veel elus. Kui lõpuks otsustas kohus ta seaduslikult surnuks kuulutada. Alles 14 aastat hiljem lahendati see mõistatus lõpuks.
Tema perekonda teavitati, et Dennis oli muutnud oma nime Leonard Coheniks ja elas San Marcose linnas Californias, kus ta oli alustanud uut elu uue perega, kellel polnud aimugi, et ta oli kadunud isik. Ta polnud ka sellele perele oma minevikust rääkinud ning tema naine pidi leppima tõsiasjaga, et Leonard oli tegelikult Dennis. Mees, kelle minevikust ta midagi ei teadnud ja kes oli tegelikult 7 aastat vanem, kui ta väitis. Kui temalt küsiti, miks ta otsustas kaduda, ütles ta, et see polnud tingitud ühest konkreetsest sündmusest, vaid tema depressiooni kuhjumisest, mis muutus liiga raskeks taluda. Ta alustas ettevõtlust algoritmide projekteerimise insenerina Mira Mesas ja omandas lõpuks magistrikraadi. Lõpuks kobus ta julgust, et rääkida oma uuele perele oma endisest elust, pärast mida võttis ta ühendust oma isaga, et teatada, et ta on tõepoolest elus. Ta on sellest ajast alates kõigi asjaosaliste ees vabandanud, öeldes, et teab, et põhjustas oma tegudega palju südamevalu ja kurbust ning lõpuks ta taas ühines oma isaga. Kahjuks suri tema ema, teadmata kunagi, mis tema pojaga juhtus. Pärast oma paljastusi otsustas ta jääda Californiasse oma teise pere juurde. 8. Kui 55-aastane Kenneth Rodman kadus 2010. aastal, väga murettekitavatel asjaoludel olid tema sõbrad ja perekond kindlad, et ta kaotas elu traagilises õnnetuses, kuid tõde oli palju veidram. Selle aasta detsembris elas ta Californias, kuid otsustas minna reisida Queenslandi Austraaliasse, kus ta peatus sõbra juures. Kõnealune maja asus Mowbrays Port Douglas lähedal ja ta käis sageli süstaga sõitmas lähedal asuval veekogul. Selle aasta 21. detsembril tundus kõik normaalne. Vähemalt Kennethi sõbra sõnul, kes ei pidanud seda millekski eriliseks, kui Kenneth talle ütles, et läheb taas süstaga sõitma. Tavaliselt oli ta mõneks tunniks ära, enne kui koju tagasi tuli, kuid sel päeval see nii ei olnud. Kui Kenneth polnud õhtuks koju tagasi jõudnud, muutus tema sõber murelikuks ja võttis ühendust politseiga, et teatada oma murest Kennethi ohutuse pärast. Otsingud alustati kohe, kuid jõgi, kus ta oli vee peal olnud, ei andnud mingit vihjet selle kohta, mis temaga juhtus. Otsingud kestsid üle 2 nädala ja lõpuks saadi kurb uudis, et Kennethi süst oli leitud Muangi rannast, umbes 10 miili kaugusel Mombassast, kust ta oli teele asunud. Mis uurijaid kõige rohkem muretsema pani, oli asjaolu, et see piirkond oli tuntud krokodillide skubisevate vete poolest, ning nad hakkasid halvimat oletama. Kõige loogilisem seletus oli, et Kenneth sattus õnnetusse, mille tagajärjel ta kukkus üle parda ja seejärel ründasid teda krokodillid. See seletaks kindlasti, miks veest rohkem vihjeid ei leitud, kuid kuna seda ei saanud kinnitada, jäi tema juhtum lahendamata. Võimud pöörasid tema juhtumile iga paari aasta tagant tähelepanu, lootuses, et keegi on leidnud mõne vihje, kuid Kenneth jäi kaduluks. Tema nimi lisati Queenslandi kadunud isikute registrisse ja tema foto avaldati aeg-ajalt avalikkusele, kuid positiivseid tulemusi ei olnud. Seersant Ed Luken, kes osales esialgses uurimises, meenutas hiljem, et ta oli alati mõelnud, mis Kennethiga juhtus. Ta lootis alati, et Kenneth ilmub kusagil välja, kuid arvestades tema kadumise üksikasju, tundus see üsna ebatõenäoline. Ühel hetkel teatasid tunnistajad, et nad nägid Kennethit Townsville'is ja Cooktownis, kuid nendele jälgedele järgnenud uurimine ei viinud kuhugi. Siis 2015. aasta juunis, 5 aastat pärast tema kadumist, lahendati juhtum lõpuks ära. Smithfieldi politsei saadeti umbes kell 2 öösel ühte piirkonna aadressile, kuna keegi oli teatanud sissemurdmisest. Kui nad sündmuskohal olid, sõitis Kenneth rattaga mööda ning see tundus neile kahtlane ja politseinikud käskisid tal peatuda. Kenneth üritas põgeneda, jättes ratta maha, kuid ta leiti üles politseikoerte üksuse abil ja võeti vahi alla. Ta tunnistas kohe, et on Kenneth Rodman, kes oli olnud kadunud pool kümnendit ja kuna tal polnud sissemurdmisega mingit pistmist, lahendati juhtum puhta juhuse tõttu, kuna ta sattus lihtsalt valel ajal valesse kohta. Kenneth deporteeriti tagasi Ameerika Ühendriikidesse, kus talle teatati, et tal on tasumata elatisraha võlg summas $50,000. Number 7. 2014. aasta keskel oli 43-aastane Christina Ray Davison raskes olukorras, kuna tema suhe abikaasa Craig Davisoniga oli lagunenud. Selle aasta 20. juulil arreteeriti ta pärast seda, kui Christina teavitas politseid, et mees oli teda rünnanud, kuigi hiljem vabastati ta süüdistusi esitamata. Sel ajal elasid nad mõlemad Kilgoris, Texases ja kui Christina ei ilmunud tööle Whataburgeri restorani vahetusse, hakkasid tema kolleegid tema heaolu pärast muretsema. Nad võtsid ühendust politseiga, et teatada tema puudumisest ning alustati kadunud isiku uurimist. Tema kodu lähedal viidi läbi otsinguid, kuid need ei andnud tulemusi ning keegi ei suutnud seletada, kuhu ta oli kadunud või kas tegemist oli kuriteoga.
Mõni päev hiljem võttis juhtum pahaendelisema pöörde, kui Kristiina rahakott leiti Marshallis ühe maantee äärest. Ka see piirkond otsiti põhjalikult läbi, kuid uurijad ei leidnud temast rohkem mingeid jälgi. Tema mobiiltelefon oli endiselt kadunud, nagu ka tema musta värvi 1992 aasta Toyota Camry. Kõigi nende üksikasjade avalikuks tulemisega ütlesid tema sõbrad, et nad ei oota Kristiinat elusana leida ning kahtlustasid, et on kuriteo ohver. Tema majas leidis politsei võitluse jälgi ning uurimisega liitus ka FBI. Nad tuvastasid kiiresti, et Kristiina oli röövitud ning käsitlesid tema juhtumit kui mõrva uurimist. Tema magamistoas märkas politsei madratsil lõikejälgi ning nad avaldasid, et maja erinevatest osadest leiti bioloogilist materjali. Mitmed tema sõbrad tulid välja oletusega, et oli langenud röövi või inimröövi ohvriks. Võimalik, et tema endise abikaasa poolt. Pärast Kriegi teadaolevate asjaolude kaalumist teatati, et Krieg oli peamine kahtlusalune Kristiina kadumises. Ja 29. juulil võeti ta vahi alla kehalise väärkohtlemise süüdistusega, mis polnud seotud Kristiina kadumisega. Avalikkus paluti Kristiinat ja tema autot silmas pidada, millel puudusid lingid kahel tagauksel, kuid keegi ei andnud kasulikku teavet. Tema mobiiltelefoni kõnede andmeid kontrolliti, kuid need ei näidanud mingit aktiivsust. Ja kuna telefon oli kas välja lülitatud või aku oli tühjaks saanud, ei olnud võimalik tema asukohta selle kaudu kindlaks teha. 9 kuu jooksul jäi uurimine seisma, kuna uusi juhtlõngu ei leitud ning Kristiina sõbrad ja perekond kartsid halvimat. Siis 4. veebruaril 2015 peatas politsei Lexingtonis, Kentucky osariigis umbes kell 1:30 öösel auto Shelli bensiinijaamas. Kui politseinikud kontrollisid juhi andmeid riikliku kuritegevuse infokeskuse andmebaasist, mõistsid nad, et olid leidnud Kristiina pärast seda, kui tema kohta oli välja antud vahistamismäärus seoses illegaalsete ainetega. Ta oli registreerinud uue auto enda nimele ja kuna polnud kahtlustki, et see oli tõesti tema, saadeti ta tagasi Texasesse, kus ta astus kohtu ette keelatud ainete omamise eest, kuid kohtuotsust ei avalikustatud kunagi. Number 6. Pärast tema äkilist ja seletamatut kadumist 1984 aastal arvati, et 24-aastane Petra Patsitka oli kuriteo ohver ja tema sõbrad ning perekond olid kindlad, et nad ei näe teda enam kunagi. Aga nad eksisid. Tol ajal oli Petra arvutiteaduse tudeng, kes elas Saksamaal Braunschweigis. Teati, et oma kadumispäeval, 26. juulil, käis Petra hambaarsti juures ning plaanis pärast seda külastada oma vanemaid. Ta istus tol pärastlõunal umbes kell 15:00 bussi peale, mis sõitis Wolfsburgi ning teda oodati kohale umbes 40 minutit hiljem. Kuid selleks õhtuks polnud Petra nende majja jõudnud ega olnud ka ühendust võtnud, et külastust tühistada. Hiljem tuli välja, et Petra oli sel päeval oma pangakontolt raha välja võtnud ja palunud naabril oma lemmiklinnu eest hoolitseda. Kui tema vanemad ei suutnud teda leida ega temaga ühendust saada, andsid nad temast kadumisest teada ning korraldati ulatuslik otsing. Juhtumid kajastati populaarses Saksa krimisaates lootuses, et keegi tunneb Petra ära ja annab uut teavet ning et ta lõpuks koju tagasi tuuakse. Korraldati ka mitu suurt otsingut, kuid hoolimata sellest ei leitud rohkem vihjeid ning tundus, nagu oleks Petra lihtsalt õhku haihtunud. Tema perekond ja sõbrad ei teadnud, mis temaga juhtus ning 3 aastat hiljem said nad uudise, mis jättis nad laastatuks. 1985 aastal mõisteti süüdi mees nimega Günther K., kes oli võtnud ühelt naiselt elu. Kuritegu oli toime pandud samas piirkonnas, kus Petra viimati nähtud oli ja kui temalt 1987 aastal Petra juhtumi kohta küsiti, tunnistas ta üles, et oli ka Petra elu võtnud. Kuid ta ei suutnud politseile öelda, kus Petra võiks olla ning seetõttu ei lahendatud tema juhtumit kunagi. Kuna uusi juhtlõngu ega teavet ei saadud, eeldati, et oli tõepoolest elu kaotanud ning 1989 aastal kuulutati ta seaduslikult surnuks. Juhtum toimiks suleti ja kõigi andmete kohaselt eeldati, et Petra sattus mingil hetkel hätta ning kaotas elu kuriteo tagajärjel. Tundus, et tema juhtum jääb igaveseks lahendamata, kuid 2015 aastal võttis see täiesti ootamatu pöörde. Selle aasta septembris sai Düsseldorfi politsei teate sissemurdmisest. Kui nad sündmuskohale jõudsid, tervitas neid naine, kes tutvustas end lihtsalt proua Schneiderina ning temal paluti isikut tõendavat dokumenti. Naine tunnistas siis, et tema nimi on tegelikult Petra Patsitka ning et ta on olnud kadunud isiku uurimise keskmes alates 80ndate keskpaigast. Ta oli nüüd 55-aastane ja oli elanud erinevates Saksamaa linnades 30 aastat. Ta ei avanud kunagi uut pangakontot, kasutas ainult sularaha ja elas enda sõnul ebaseaduslikust tööst saadud tulust.
Kui temalt küsiti, miks ta pole kunagi oma perega ühendust võtnud, ütles ta vaid, et perekondlikud probleemid polnud tema tahtliku kadumise põhjuseks, kuid lisas, et tal pole huvi oma lähedastega taas ühineda. Number 5. Kui ta leiti pärast ränka katsumust elusana, mille jooksul ta eksis metsas ära, 25-aastane Lisa Theris ütles meediale, et ta on tänulik ja õnnelik, et jäi ellu pärast seda, kui usaldas oma elu vale inimese kätte. Lisa on pärit Alabamast ja on seaduslikult pime, mis teeb tema loo veelgi tähelepanuväärsemaks. 2017 aastal õppis ta radioloogiat ja tema tulevik tundus helge. Kuid ühel päeval pöördus tema elu ootamatult. Ta veetis aega 2 mehega Bulletchi maakonnas ja kolmik otsustas mõneks ajaks metsa minna. Sealolles otsustasid 2 meest murda sisse piirkonnas asuvasse jahimajja, kuid Lisa ei tahtnud selles osaleda. Ainus, mida ta teha sai, oli hoida end 2 mehest ja kuriteopaigast eemale, nii et tal jäi üle vaid joosta metsa pimedusse. Kuid ta eksis ära ega suutnud enam tsivilisatsiooni tagasi leida. Kui ta tol õhtul koju ei naasnud, sai tema perekond kohe aru, et midagi on valesti ning nad esitasid kadumisavalduse, milles mainiti ka seda, et Lisa oli seaduslikult pime, mis pani ta tõsisesse ohtu. Tundus, et need 2 meest olid ta metsa jätnud ilma teda otsimata ja hiljem ütles ta ise, et oli oma elu usaldanud valede inimeste hoolde. Olles metsikus looduses, otsis ta pidevalt mõnda maja või kedagi, kes piirkonnas matkaks, kuid tema pingutused olid asjatud. Varsti olid päevad möödunud ja Lisa polnud oma koduteele lähemale jõudnud. Tal oli nälg, janu ja ta oli looduse meelevallas, nii et ta teadis, et peab tegema kõik endast oleneva, et ellu jääda, kuni ta leitakse. Ta hakkas otsima marju ja seeni, mis andsid talle veidi toitu. Ta komistas mudaste veeloikude otsa, mis leevendasid tema janu, kuid ta teadis ka, et varsti hakkab ta kannatama dehüdratsiooni käes. Mõnel hetkel hakkas ta juba alla andma, kuid mõtted oma sõpradest ja perest kodus andsid talle jõudu edasi minna. Ta ei suutnud taluda mõtet, et ei näe neid enam kunagi, seega jätkas ta abi otsimist. Ühel hetkel leidis ta suure juure, mida kasutas kõnnikepina, kuid kuna ta oli vaegnägija, oli tal nendes metsades komistades väga raske. Siis 28 päeva pärast seda, kui ta metsa jooksis, naine nimega Judy Garner, kes sõitis mööda maanteed number 82, sattus peale räsitud ja sinikaid täis Lisale, kes oli lõpuks leidnud tee maanteeni. Ta oli tugevalt dehüdreerunud ja nälgimise äärel, kuid pärast seda, kui Judy helistas hädaabinumbrile 911, viidi Lisa lähedal asuvasse haiglasse, kus ta sai vajalikku ravi. Hiljem tuli päevavalgele, et mõlemad mehed olid süüdistanud teineteist Lisa elu lõpetamises, mis tundus uurijatele kummaline. Siis selgus, et nad kõik olid sel päeval tarvitanud ebaseaduslikke aineid ning see oli Lisa kadumise peamine põhjus, kuna see ajas ta segadusse. 2 meest arreteeriti sissemurdmise eest ja neid hoiti $250,000 suuruse kautsjoni vastu, samal ajal kui Lisa paranes täielikult. Number 4. 2017 aasta. 21-aastane Liang Xinwei ja tema 19-aastane tüdruksõber Liu Chencheng elasid oma kodus Koreas, kus nad mõlemad olid esmakursuslased Dohua riiklikus ülikoolis. Aga nad otsustasid reisima minna. Nad külastasid esmalt Indiat ja seejärel reisisid Nepali, mis pidi olema elu parim reis. Nad asusid sama aasta märtsi alguses elama Dadingisse, samal ajal kui piirkonnas valitses halb ja väga külm ilm. Kuid paar ei lasknud sellel kehval ilmal oma tuju rikkuda ning 9. märtsil otsustasid nad matkale minna. Arvati, et nad tahtsid lihtsalt veidi aega õues veeta, kuna neil oli olnud mõningaid probleeme. Esiteks oli osa nende pagasist kaduma läinud ja päevadel enne nende kadumist olid nad hakanud tulitsema väikeste asjade pärast. Liu postitas oma Facebooki profiilile, et ta sooviks, et poleks sellele reisile läinud, kuid otsustas siiski Liangi juurde jääda. Nad hoidsid oma peredega ühendust, kuid 10. märtsil lakkasid nad seda tegemast. See tekitas nende lähedastes palju muret, kuna nad teadsid, et tingis oli lund sadanud ning nad võtsid ühendust politseiga, et esitada 2 kadumisavaldust. Juhtum jõudis Nepali politsei tähelepanu alla ja 15. märtsiks oli otsingutegevus juba käimas. Politsei kasutas 3 professionaalset giidi, kes tundsid piirkonda väga hästi, isegi kõige paksema lumevaiba korral. Kopter toodi õhust otsinguteks kohale ja siis saadi teada, et paar oli tõenäoliselt matkamas Langtangi külla, kus nad plaanisid kohtuda mõne oma Korea sõbraga. Otsing ei läinud plaanipäraselt, sest edasine lumesadu raskendas giidide tööd. Asja tegi veel hullemaks see, et piirkonnas hakkasid toimuma regulaarsed lumelaviinid, mis muutis olukorra veelgi ohtlikumaks.
Hiljem tuli välja, et paar eksis ära siis, kui piirkonda kattis udu ja nad ei suutnud oma kavandatud marsruuti leida. Seejärel otsustasid nad järgida jõge, lootuses sattuda mõne küla peale selles piirkonnas, kuid nad kukkusid kas joa servalt alla või jäid kinni koopasse, kus nad ei suutnud enam üles ronida. Mõlemad olid kukkumiste tõttu saanud tõsiseid vigastusi ja seetõttu olid nad palju vähem liikuvad, kui nad oleksid pidanud olema. Nad pidasid kartulite ja nuudlitega paar päeva vastu, kuid lõpuks sai toit otsa ning nad püüdsid ellu jääda, juues vett joast. 47 päeva pärast nende kadumist leiti lõpuks Long ja Liu, kuid kahjuks oli Liu ilmastikuolude tõttu surnud. Long magas, kui ta leiti ning ta viidi helikopteriga Katmandusse, kus ta sai ravi alatoitluse, alajahtumise ja tõsise jalavigastuse tõttu. Ta ütles, et jäi vaevu karmides tingimustes ellu. Ta oli kaotanud 40 naela ja tõenäoliselt poleks ta enam kaua vastu pidanud, kui poleks olnud päästemeeskondade sihikindlust, kes märkasid nende punast stelti kaugelt. Kolmas. Mõnikord võib lihtne matk ootamatult väga tõsiseks muutuda, kui teha näiteks vale pööre. Just nii juhtus Edward Rosenthali kadumise puhul. 2010 aasta septembris oli 64-aastane Edward pärit Los Angelese Culver Cityst, kus ta töötas kinnisvaramaaklerina. Tal oli ka kirg luule vastu, mida ta sageli jagas oma abikaasa Nicole Kaplaniga ning avalikel üritustel osalejatega. Ta otsustas veeta veidi aega looduses ning 24. septembril samal aastal jõudis Edward Californias asuvasse Joshua Tree rahvusparki, kus ta plaanis teha kiire ühepäevase matka. Matk hulges alguses plaanipäraselt ning pärast mõningast kõndimist otsustas ta tagasi pöörduda ja suunduda oma auto juurde. Kuid mingil hetkel keeras ta valesti ja sai peagi aru, et on looduses täielikult eksinud. Asja tegi veel hullemaks see, et piirkonnas varitsesid kõrged temperatuurid, mis ulatusid sageli kuni 38 kraadini Celsiuse järgi. Ilma piisava veeta võid kadunud matkaja kiiresti dehüdreeruda ja kuna Edward oli plaaninud pargis olla vaid ühe päeva, teadis ta, et on tõsises olukorras. Nicole rääkis hiljem politseile, et Edward oli sõitnud parki päev varem, et tähistada Los Angeleses asuva Clifton's Brookdale'i kohviku müüki, mis on piirkonna elanikele hästi tuntud. Teati, et ta oli teele asunud Black Rock Campgroundist, mis oli otsingute alustamisel väga kasulik teave. Kui tal ei õnnestunud Nicole'iga ühendust saada, muutus Nicole murelikuks ja võttis võimudega ühendust. Kõigi asjaosaliste teadmata oli Edward läinud loodusesse lootuses kohata teist matkalist või mõnda maamärki, kuid ta liikus vales suunas ja eemandus tsivilisatsioonist aina kaugemale. Õnneks oli tal kaasas rohkelt varustust, sealhulgas 4 liitrit vett, suupisted, vile, signaalraketid ja termotekk. Üle päeva üritas ta leida teed tagasi oma auto juurde ning lõpuks kõndis ta umbes 600 meetrit mööda kanjonit allapoole, kuni tema toit ja vesi lõplikult otsa said. Ta teadis, et on tõsises hädas ja et edasine matkamine tekitaks talle veelgi rohkem väsimust. Seega otsustas ta leida hea koha, kus varjuda ja oodata, kuni keegi ta üles leiab. Ta kasutas vile, mis tal kaasas oli, kuid sellest polnud abi ja kui ta üritas signaalrakette süüdata, oli ta pettunud, kui avastas, et need ei tööta. Olles oma saatusega leppinud, otsustas ta kirjutada oma viimase testamendi, kuid avastas, et tal polnud paberit. Selle asemel kasutas ta oma mütsi, et märkida ära, milliseid luuletusi tuleks tema matustel lugeda, samal ajal julgustades Nicolet minema sellele puhkusele, mida nad olid planeerinud. Ta palus tal tänada ka mõningaid oma kliente ning lõpetas oma testamendi, öeldes Nicole ja nende tütrele, et ta armastab neid. Kuid 6 päeva pärast tema kadumist suutsid päästjad ta lõpuks üles leida. Ta viidi High Deserti meditsiinikeskusesse, kus ta sai ravi ja paranes lõpuks täielikult, mis oli tema perekonnale suureks kergenduseks, sest nad osalesid tema otsingutel. Number 2. 2016 aasta oktoobris. 25-aastane Andrew Gaskell kadus ära, kui ta oli matkamas Malaisias ja täna peab ta end väga õnnelikuks, et ta elusana välja pääses. Tol Ajal elas Andrew Hobartis, Tasmanias, Austraalias. Ta töötas ehitusinsenerina, kuid oli plaaninud oma elus muudatusi teha, mida ta ka tegi enne kadunuks jäämist. Ta tundis, et tema töö ei pakkunud talle eriti rahundust ja kuigi talle meeldis töötada oma ülemuse ja kolleegidega, vajas ta muutusi, et tagada enda õnn. Seetõttu lahkus ta samal aastal augustis töölt ja hakkas planeerima reisi üle Aasia, et iseennast leida. Ta kavatses reisida lääne suunas määramata ajaks, nagu ta ise kirjeldas, sest ta soovis kogeda võimalikult paljusid erinevaid kultuure. Kui plaanid olid paigas, reisis ta 2. augustil Malaisia Borneol asuvasse Kuchingisse.
Selle kuu 18. kuupäevaks oli ta Paco rahvuspargis, kus ta veetis aega matkates ja ümbritsevat loodust nautides. 27. augustil külastas ta Sarawaki Pengu tammi, pärast mida suundus ta järk-järgult Sibu nimelisse linna. Teadaolevalt viibis ta selles piirkonnas 15. septembril ning 9. oktoobriks oli ta jõudnud rahvusparki. Seejärel matkatas ta Nia rahvusparki, kuhu ta jõudis 9. oktoobril ning veetis seal 6 päeva, enne kui suundus Kunung Malu rahvusparki, kus ta ootamatult kaduluks jäi. Tema perekond algatas kadunud isiku juhtumi ning otsingud alustati kiiresti. Hiljem selgus, et ta pakkis kaasa vaid 1 päeva jagu toitu ning kui ta mõistis, et on eksinud, teadis Andrew, et peab kiiresti tegutsema. Kui tunnid muutusid päevadeks, hakkas ta toitu otsima, kuid esimese 10 päeva jooksul ei leidnud ta midagi. Ta hakkas nõrgaks jääma, kuid siis leidis ta marju, metsikuid banaane ja metsasõnajalgu, mida ta sõi, et ellu jääda. Ta sattus regulaarselt veeallikate peale ja suutis end hüdreerituna hoida, hoolimata sellest, et tal oli väga vähe süüa. Samal ajal ei õnnestunud päästemeeskondadel Andreid üles leida ja tema perekond hakkas muretsema, et teda ei leita kunagi. Ühel hetkel sattus ta Hidden Valley matkarajale, mida ta järgima hakkas, teadmata, et ta oli teel tagasi pargi Camp One'i poole. Ta oli saanud jalavigastuse ja teda olid hammustanud paljud putukad. Kui ta lõpuks leiti, märkisid päästjad, et oli kõhnunud ja nõrk ning nad arvasid, et ilma korraliku toidu ja peavarjuta poleks ta enam kaua vastu pidanud. Ta toimetati helikopteriga Muri linna, kus ta sai ravi ja paranes lõpuks täielikult. Tema perekond tänas kõiki päästjaid, öeldes, et Andrei poleks tõenäoliselt ellu jäänud, kui nad oleksid tema otsimisest loobunud. Number 8. Austraalia sisemaa on üks kõige halastamatumaid paiku maal ja just siin kadus 2009. aastal ära 19-aastane tudeng nimega Jamie Neal, alustades katsumust, mida ta tõenäoliselt kunagi ei unusta. Jamie oli just lõpetanud keskkooli, kui ta otsustas enne riigivalitsemise ja poliitikaõpingute alustamist võtta vaheaasta. Ta elas Põhja-Londoni Muswell Hillis, kui otsustas Austraaliasse reisida ning asus teele selle aasta 22. juunil. Ta plaanis reisida Laosse, Vietnami ja Nepali ning pidi septembriks Londonisse tagasi jõudma, et alustada õpinguid Exeteri ülikoolis. Ta saabus 2. juulil Austraaliasse, Uus-Lõuna-Walesi osariigis asuvasse Katoombasse ja registreerus seal noorte hostelisse. Tunnistajad nägid teda järgmisel hommikul umbes kell 9:40 hostelist lahkumas, kuid ta ei tulnud tagasi, mis tekitas hosteli omanikus muret. Jäämi tuba kontrolliti ja seest leiti tema mobiiltelefon, isiklikud dokumendid, pass ja muud asjad. Ta pidi mõne päeva pärast osalema lähedal asuva koopasüsteemi ekskursioonil, kuid ta ei ilmunud kohale. Seetõttu teatati temast kui kadulust ja kui tema perekonda tema kadumisest teavitati, kontrollisid nad tema e-posti ja pangakontosid, kuid kummalgi polnud mingit aktiivsust. Kui tema kadumine oli kinnitatud, alustati kiiresti Jamie otsinguid. Politseid abistasid pääste- ja tuletõrjeüksused ning õhust otsinguid teostanud helikopterid. Otsingutega liitus ka pargiteenistus, kuid nad ei leidnud temast ega tema kaasa võetud esemetest ühtegi jälge. Tema isa, Richard Cass, lendas Austraaliasse, et otsingutele kaasa aidata ning avaldas seejärel foto Jamie'st, kelle seljas oli äratuntav burgundi ja punane seljakott. Teati, et tal oli see seljakott kaasas, kui ta tol päeval noortehostelist lahkus ning loodeti, et keegi mäletab seda Jamie seljas või kusagil rajal näinud olevat. Samal ajal mõistis Jamie, et ta nõrgeneb kiiresti, olles mitu päeva metsikus looduses eksinud ning leppis tõsiasjaga, et ta sureb nälga, mistõttu hakkas ta selleks valmistuma. Ta hakkas kirjutama hüvasti jäetu kirju oma perele ja sõpradele ning lõpuks komistas ta keelorhidede peale, mille seemned andsid talle veidi toitu. Hiljem meenutas ta, kuidas ta oli ära eksinud. Pääsemise ees palvetades mõistis ta, et oli teinud vea, kui ei registreerinud end enne metsaminekut võimude juures. Ta oli näinud mitmeid silte, mis kutsusid inimesi üles seda tegema, kuid kuna ta kavatses matkata vaid paar tundi, otsustas ta seda mitte teha. 12 päeva pärast eksimist leiti jäämi lõpuks üles, kui ta sattus Narrow Neck Fire Trailil matkavate inimeste telgi juurde. Ta viidi haiglasse, kus ta sai ravi enne koju Londonisse naasmist. Suur aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Ty Nuts ja kohtume järgmises videos.